USA ja Kanada näisid olevat kaubandusleppe sõlmimise äärel. Nüüd on need läbirääkimised aga kokku kukkunud ja mõlemad pooled süüdistavad teineteist. Kanada peaminister Mark Carney ütleb, et Washington nõudis liiga palju ja pakkus liiga vähe. Samas süüdistab president Trump Kanadat selles, et nad tahavad saada USA osariigi eeliseid ilma tegelikult osariik olemata. Kanada valmistub nüüd samaväärseteks vastumeetmeteks USA uutele 50% tollimaksudele, mis kehtestati $20 miljardit väärtuses Kanada kaupadele. Mis siis valesti läks ja kuhu see kaubandussõda siit edasi liigub? Et selgitada, mis läbirääkimistel juhtus ja mida see tähendab USA-Kanada kaubandussuhetele, on meiega liitunud Moshe Lander, Concordia ülikooli majandusteaduse vanemlektor. Hästi. Mark Carney ütleb, et USA nõudis lihtsalt liiga palju ja pakkus liiga vähe. Mis olid teie arvates need kitsaskohad, mis selle kokkuleppe lõpuks nurjasid? USA soovib ligipääsu Kanada piimaturule. Neil on juba teatud määral ligipääs olemas ja nad ei kasuta isegi täielikult seda, mis neil praegu võimalik on, kuid see on lihtne sihtmärk. Kanadal on pakkumise juhtimise süsteem, mis püüab kaitsta nende põllumehi konkurentsi eest. Trumpile see idee ei meeldi ja ta kasutab seda patuoinana, et õigustada tariife. Kanada on vastuseks varasemale Ameerika survele ja tariifidele keelanud Ameerika alkoholimüügi Kanada lettidel. Mul on tunne, et paljud kanadalased oleksid ilmselt niisamagi vältinud California Cabernet ostmist. Aga kui valitsus selle otsuse teeb, ütleb Trump, et see on samuti märk sellest, et Kanada ei ole eriti huvitatud heas usus USA-ga läbirääkimistest. Ja Kanada vastus on olnud, et te panete meie terasele, alumiiniumile ja autodele tollimaksud peale. Ja ma arvasin, meil on siin vabakaubandusleping. Mida te teete? Nii et mõlema poole pahameel on kasvanud, aga Kanada näib siin kindlasti olevat ohver Trumpi ekslikele majanduspoliitikatele, mis ei paista isegi töötavat. Huvitav, kui palju sa arvad, et see lõpuks Ameerika ettevõtteid ja tarbijaid kahjustab see samaväärne vastumeede, millega Kanada ähvardab? Jah, praegu räägitakse, et tariifid, mida ameeriklased Kanadale kehtestavad, puudutavad $20 miljardit väärtuses Kanada kaupu ja teenuseid. Võrdluseks Kanada kaubavahetus USA-ga on umbes $1 miljard päevas. Nii et $20 miljardit on vaevu 3 nädala ekspordiväärtus. See ei ole midagi sellist, mis täielikult hävitaks Kanada majanduse. Ja kui Kanada kavatseb vastata $20 miljardit, siis USA majandus on umbes 12 korda suurem kui Kanada oma. Nii et see on tõenäoliselt umbes 1,5 päeva väärtuses. Nii et me ei räägi millestki murrangulisest, aga see on sümboolne žest, millega Kanada püüab ameeriklastele rõhutada, et vabakaubanduslepingu puhul ei saa sa kehtestada tollimakse riikidele, kellega sul on vabakaubandusleping. Kanada tahab samuti ameeriklastele rõhutada, et minu teada peab 37 USA osariiki Kanadat oma suurimaks kaubanduspartneriks. Ja kõik 50 osariiki ütlevad, et Kanada on nende 3 suurima kaubanduspartneri seas. Nii et Kanada turu kaotamine ei ole asi, millest lihtsalt üle olla ja öelda, et leiame selle kuskilt mujalt. USA tõesti vajab Kanadat hoolimata Trumpi väidetest, et neil pole Kanadat millekski vaja ja Kanada vajab kindlasti USA'd. See on maailma suurim majandus ja asub meie naabruses. Tead, me juba kuuleme, kuidas Trump oma retoorikat teravdab. See pole üllatus. Kas sa näed võimalust läbirääkimiste juurde tagasi pöörduda või ootab meid ees palju sügavam ja pikem USA-Kanada kaubandussõda? Ma arvan, et kanadalased loevad päevi ja ütlevad, et Trumpi presidendi ajast on jäänud umbes 1000 päeva ning pärast seda võib avaneda võimalus asju parandada. Aga samal ajal on olemas vabakaubandusleping, mida praegu uuesti läbi räägitakse ja Trump on täiesti valmis sellest loobuma. Ma arvan, et see üks päev, mille ta ülikoolis vahele jättis, oli just see päev, kui õpetati, et kaubandus on hea asi. Ja kahjuks tundub, et ta ei saa sellest aru. Ja tead, probleem on muidugi selles, et mida kauem see kestab, seda rohkem kahju see mõlemale riigile teeb. On olemas tee tagasi, nad leiavad tee üksteiseni. Aga kanadalastel jääb väga pikaks ajaks meelde, kuidas ameeriklased neid kohtlesid. Ma ei tea, kas see mõjub teisel pool piiri sama tugeval, sest kuigi Kanada on USA-le väga suur kaubanduspartner, kaubandus ei ole USA-s SKT protsendina kaugeltki nii oluline kui Kanadas. Õige, hästi. Nüüd tahaksin pöörduda Ameerika majandusolukorra juurde. Jääge meiega. Ameerika võlg on just jõudnud jahmatava uue verstakostini. $40 triljonit. See on rohkem kui 2 korda suurem summa, kui USA-l oli võlgu vaid 10 aastat tagasi. Ja kell tiksub edasi. Valitsus kulutab rohkem kui sisse tuleb. Intressimaksed kasvavad. Ja 30-aastaste laenude intressimäärad on jõudnud kõrgeima tasemeni peaaegu 2 aastakümne jooksul. Moshe, ma tahan selle teema juurde sinuga tagasi tulla. $48 triljonit on jahmatav number, aga kui mures peaksid ameeriklased tegelikult olema?
Nende võlg on lihtsalt puudujääkide kogunemine, millest on lahutatud ülejääkide kogunemine. See viitab tõesti sellele, et USA-l ei ole oma kulutused kontrolli all. Ja muidugi Trumpi presidendiaja viimase 18 kuu jooksul ja kindlasti tema esimesel ametiajal oli ta USA kõige rohkem makse kärpinud president ajaloos. Ja seega on tore, et kõik need ettevõtted ja jõukad inimesed näevad, kuidas nende makse kärbitakse. Kestes ei naudiks sellist asja, aga kuidas sa veel suudad oma võlga tagasi maksta? Sa ei saa sellest lihtsalt välja kasvada, vähemalt mitte piisavalt kiiresti, et see number vähem jahmatav oleks. Nii et kui me räägime sellest, et mõni tulevane president peab tulema ja makse tõstma ning valitsuse kulutusi kärpima, siis on seda üsna raske teha. Ja ma arvan, et laenuvõtjad või need, kes seda laenamist rahastavad, muutuvad veidi närviliseks, sest tundub, et teil pole siin mingit plaani. Ja see teebki neid närviliseks rohkem kui tegelik number ise. Õige. Teate, me juba näeme kõrgemaid laenukulusid nii riigi võlakirjade kui ka hüpoteeklaenude puhul. Kuidas see kasvav võlg lõpuks inimeste igapäeva ellu jõuab ja millal võiksime seda muutust näha? Kui valitsus laenab kõrgema intressiga, siis on nad ilmselt kõige kindlam valik, sest teoorias ei jätaks USA valitsus kunagi oma võlga maksmata. Jätame selle väite puhul Trumpi teguri kõrvale. Aga teoorias ei jätaks USA valitsus kunagi oma võlga maksmata. See tähendab, et kõik teised, ettevõtted, eraisikud või kes iganes, peavad laenama kõrgema intressiga, sest neil on võimalus maksejõuetuks jääda. Ja neil ei ole USA valitsuse rikkaliku ajalugu rahvusvahelise finantssüsteemi selgroona. See tähendab, et kõik, kellel on hüpoteeklaen, krediidiliin, õppelaenud või autolaenud, maksavad kõrgemat intressi, kui nad muidu maksaksid. Ja kuna järjest rohkem ameeriklasi hakkab tundma elukalliduse ja taskukohasuse probleemide pitsitust, hakkab see üha suurema osa nende eelarvest endasse neelama. Aga teine aspekt, millest nad peaksid aru saama, on see, et isegi kui nad täna veel pitsitust ei tunne, tuleb aeg, mil nende maksud peavad tõusma või valitsuse kulutusi nende toetamiseks tuleb kärpida. Ja kust see raha siis tuleb? See peab tulema kas säästudest või praegustest sissetulekuallikatest. Nii et mingil hetkel hakkavad ameeriklased seda tõesti tundma, mitte ainult kõrgemate laenukulude kaudu. Õige. Küsimus on muidugi selles. Teate, kui tõsiseks see surve Trumpi ametiajal muutub, võiks öelda, või kas see pinge kandub edasi järgmise presidendi ametiaega ja järgmine president peab hakkama selle kõige tagajärgedega tegelema. Hästi, palun jätka. See on siis suurepärane aeg. Hea mõte, vabandust. Ei. Ma tahtsin enne edasi liikumist kuulda sinu viimast mõtet selle kohta. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et see on iga presidendi roll. Jätad segaduse kellegi teise kaela. Kui asjad lähevad hästi, võtad au endale ja kui halvasti, süüdistad kedagi teist. See on poliitiliselt hea, aga majanduslikult mitte tingimata tark.